Me istume siin koos peamiselt seoses 80. aastapäevaga siis suurpõgenemisest ja kuna sul ilmus äsja raamat Two Worlds Within, kus siis sa kirjutad sellest, kuidas kuidagi moodi kaks maailma, kaks erinevat maailma, see Kanada maailm, Eesti maailm on pidanud sinu sisse ära mahtuma. Kas see on sinu jaoks olnud õnnistus või õnnetus? Kindlasti õnnistus. Ma arvan, et see on rikastanud minu elu. See on teatud aegadel olnud erinevates balanssides, ütleme nii, et kui ma täiesti väga Eesti keskkonnas ja Eesti perekonnas üles kasvasin, siis alguses see oli natukene raske minna kooli, kui ma ei rääkinud inglise keelt, 3 sõna, mu esimene peatükk. Ja teatud määral oli raske tulla tagasi Eesti keskkonda, kui ma sellest olin 30 aastat eemal olnud. Nii et, aga need üldiselt ma ütleksin, et see on olnud väga positiivne, et ma olen elanud niimoodi, et üks jalg ühes keskkonnas ja teine teises. Ma ei mõtelnud seda, et sellele oleks tarvis lahendamist, sest see oli lihtsalt see oli, kui ma olin laps, kui ma olin teismendites, kella 4 olin ma identsusega, läksin uksest sisse, siis oli mu Eesti identsus. See lahendamine, kui oleks lahendust tarvis, tuli palju hiljem, kui ma olin Eesti keskkonnast 25-30 aastat eemal olnud. Ja siis tuli see tunne ja vanemad olid surnud ja palju aega oli juba möödunud. Siis tuli see tunne, et kuidagi ma pean seda mu Eesti identsust tagasi saama ja seda balansseerima oma eluga, mis oli väga Kanada identsus. Nii et see ei olnud nii lahendus kui kuidagi balansseerimine, et mul võivad olla mõlemad. Ma võin mõlemaga rahul olla. Ma ei pea ühte ära ütlema, et teist vastu võtta. No see dramaatiline üle Atlandi tulek. Minu vanematel oli see nagu teine trauma, esimese trauma peale. Kuna paljud, kes tulid siia Kanadasse, tulid ilusa laevadega ja neil ei olnud mingisugust niisugust elamust kui need, kes tulid vallutiga. Nii et see valluti lugu on erinev selles suhtes, et vanemad olid juba väikse paadiga läinud Eestist Rootsi ja siis see järgmine, mis oli veel hullem, oli nagu 6 aega olla Põhja-Atlanti peal ja arvata, et võib-olla see eluga sealt ei pääse. Nii et ma arvan, et minu vanematel oli see rohkem traumaatiline, kui oli see esimene väljasõit Eestist Rootsi. No ma arvan, see annab niisuguse tunde, vähemalt minule see andis niisuguse tunne, et ma olen osa ühest väga suurest juurtepuust. Kuna mulje siin, kui ma olin lapsepõlves oli see, et mul oli 2 tädi ja 1 onu ja see on see kõik. Nii et need suuremad juured ja see ajalooline osa oli minule väga huvitav. Eestis käimine ja kuna ma Eestis käisin juba 74. aastal, see andis mulle väga tugeva juurte tunde. Ma olen mõtelnud selle peale, kui on kakskeelsus, siis mis keeles Jumalaga, mis sinu usukeel on? No see on huvitav küsimus, sest ma ütleks seda, et nagu meie isa palved ja kõik need, mis mu vanemad mulle õpetasid, on ju eesti keele. Aga kuna ma lahkusin selle TBK-st, kui ma olin 20-aastane, läksin Kanada kirikuni ja suurem jagu mu usukeel, ma ütleks, oleks siis olnud kanada keel ja ma isegi tegin 4 kursust teoloogilise ülikooli juures, et see on kõik inglise keeles olnud.
no see oli väga huvitav aeg mulle. Meid oli suur grupp, me olime väga aktiivsed. Kaljuraidi mõju seal on fantastiliselt suur ja selles samas ruumis, kus me praegu siin istume, siin me kogunesime iga reede õhtu. Ja siis meil oli mandoliiniorkester ja siis me kõik esinesime ja siis mina laulsin soolod ja siis nii, et see tegevus oli fantastiliselt hea just nende teismelistes aastates. Nii, et meid oli tore grupp, palju teha, palju muusikat, Kaljuraidi eriti tema mõju muusikas oli fantastiline. Me ei osanud seda hinnata. Me ei osanud hinnata, mida tema meile pakkus. Minule meeldisid tema jutlused, need olid sisukad, aga noortel ei ole see moes, et sa ütled, et jälle mulle meeldis ühe jutus. Ja laagrid olid tähtsad sealt kujunesid need eluaegsed sõprused. Nii et see oli suur mõju. Sa oled raamistanud oma raamatu laulupeoga. Nii alguses kui lõpus sa jõuad lõpus sinna tagasi ja see on vähemalt mind väga puudutas see pilt, kuidas sa kirjeldasid seda, kuidas siis sinu eestlaseks ja kanadalaseks olemine sai nagu üheks sinu sees just see laulukaare all. Aga ikkagi üks asi on lugeda seda. Ma paluks sul selle sõnadesse panna, selle tunde seal laulukaare all. See oli niisugune väga müstiline tunne, et ma olen õiges kohas, õigel ajal, õigel momendil, et see on identsuse moment. Ja ma tean teistega rääkides, et see on paljudele seda. Et kui sa seisad 30 000 inimesega ja laulad ühes hääles, et see on midagi väga sügavat ja sa tead, et seda on tehtud 100 aastat varem. Ja mina teadsin, et mu ema oli seda kunagi teinud, ta oli laulupeol kunagi olnud. Ja just see raamistus on just sellest, et need on niisugused identsuse tähtsad momendid. Et see kui ma vastasin ühe kirjanikule, et miks ma seal olen, seal oli palju suurem mõte kui see, et mul meeldib laulda ja see on miks pärast ma olen selles ühes fantastilises suures kooris. Nii et laulupidu tähendab paljudele siin Kanadas ja võib-olla rohkem meile isegi kui nendele, kes on sellega nii harjunud Eestis, et lapsest põlvest nad on seal käinud ja see on üks asi, mis ikka juhtub nii iga 4-5 aasta takka, aga meile see on niisugune haruldane niisugune tippmoment.